mul mitmed tuttavad on öelnud, sõbrad ütlevad, et ära ühe klipi pane. Täna ma purustasin kõik rekordid. Lihtsalt vahendan informatsiooni iseennast innustades. Ma ei tea, palju täna mul neid on. Isegi mu oma elukaaslane ütleb, et ta ei jõua. See nagu rong. Ega ma ise ka jõua, vaatad, ise kuulan ka neid oma klippe nagu suure huviga. Noh, mitte et, nagu, et mina nii tark olen, lihtsalt vahendan erinevad loengud, erinevad selliseid innustusi. Ja kuulan ka nagu mõnikord nii kiiresti tuleb läbi, et noh, ma ei ise ka aru, et siis pärast väga huvitav kuulata, nagu keegi teine räägiks. Aga mõni võib öelda siis, noh, ütleme selline klassikaline aruka inimese väide on selles, et te räägite tingimusteta armastusest. Sa pead anduma. Selles mõttes anduma sellele protsessile ja uskuma alguses, et sa oled armastatud, sa väärid armastust, eks ju. Kõik on hästi, sa oled igavene, jah? Kõik need aspektid. Ja alustame iseendast. Sa võid muuta läbi oma tingimusteta armastuse energia, isegi kui sa seda poolkunstlikult sa katsetad ja proovid, mis tähendab omaga su püüdmatult kedagi aidata, kellegist palvetada. Sa võid muuta teiste elusi. Mõni võib 10 aastat praktiseerida igast asju nii ja naa, aga tänu sinule sellele, et sa omaga su püüdmatut armastust rakendad teiste elusolendite suhtes. Noh, sa võid lihtsalt proovida, katsetada. Siis see on kõige parem tõestus, siis ei ole sellist vastuväidet, et aga ma ei ole tundnud seda Jumala armastust ja mul on elu on väga raske. Ma ei tea, millest sa räägid mingi New Age, mingi üleemotsionaalsete, mingid et armasta, sa oled armastatud kõik nii ja naa, eks, aga mul ei ole seda kogemust. Siis ainuke variant on iseendast alustada, nagu kõik praktikad on. Eks ju, öeldakse, mu õpetaja ütleb ka enam selle Prabhupada ütleb ka kõigepealt enese teadvustamine, siis Jumala teadvustamine. Aga kehasta, proovi katsetada, kehastada seda tingimusteta armastuse. Õpi ennast armastama, tead, sa oled armastatud ja sa ei ole vaja midagi tõestada. Aga lihtsalt proovi seda jagada, et vaata, mis saab nagu. Selline lõppsõna ja innustus iseendale teistele. Oo Jumal, vabasta mind kannatustest. Anna mulle hea mahl või hea Porsche, hea töökoht, hea naine, hea tervis. Ja niimoodi religioosne inimene, väga tubli juba selline esimese astme spiritualist või siis läbi, ma ei tea, šamanistliku süsteemi, läbi emakese looduse, et emake looduse Jumal on nagu instrument, et mul oleks hea. No korralik inimene, ma tahan hästi elada, laske mul rahulikult, õnnelikult elada, selleks ma pöördun, ma olen juba nii kaugele arenenud, et pöördun kõrgemate loodusseaduste poole, Jumala poole ja palun armulikkust ja raha ja õnne ja tervist ja minu perel oleks hästi ja noh, normaalne, eks ju. Et juba tubli, noh, aplaus tõesti nagu. Aga noh, Jumal on nagu instrument siis, et ta nagu et kui sa saad need asjad kätte, siis see, noh, Jumal ongi nendes asjades, et sa said nagu õnne kätte. See on selline, noh, tubli algaja religioosne spiritualist või vaimne või New Age inimene. Tee nii, need koolitused, et noh, Jumal või universumi teadus on selline instrument, et mul oleks hästi hea elu. Ma otseselt ei ole huvitatud, eks, Jumalast või sellest, kuidas temal seal, noh, tal on nii hästi kõik absoluut selleks. Nii. Siis teine illusioon on, noh, see on selle illusioon on natukene aga tubli, eks ju, noh, ongi reguleeritud vaimne elu. Siis teine on see, et sa arvad, et elus saad kogemusi ja järgmise kogemuse, et okei, et mõnikord ma saan need asjad ja siis ma unustan ära või harjun nendega ära ja tahan juba järgmise asju. Ehk mõnikord see saamise rõõm, et ma saan, on nagu suurem kui see asi ise, kui ta tuleb minuni. Umbes, et issand, see naine ajab mind hulluks, kui ma ainult saaks ta endale. No saad endale läheb paar aast mööda lahutus, kohtuprotsess. Palju mul on neid tuttavaid ja ma ei tea ise ennastki, et kuidas see kõik transformeerub, see algus, see objekt. Jumal annabki algust, noh, või no üldse, ta annab kõigile, ateistile ka palju asju nagu. Et see saamise rõõm on mõnikord siis nagu, noh, suurem rõõm. See on nagu teine selline illusoorne moment. Siis kolmas illusoorne moment on, et ma mängin ise parem Krishnat või Jumalat või ma ei tea, Allahhi või Jehovat. Et ma nii hästi organiseerin kõik asjad, et inimesed sõltuvad minust. Ma tunnen, et ma olen nii rikas ja ma suudan nagu kõike. See on nagu teine illusioon. Et ükskõik kui hästi on, ükskõik kui lahe inimene on, ükskõik kui hea sõber või lähedane on, ta ei ole nagu Jumal ja sina ei ole Jumal. Et sellepärast, noh, selline armastus Jumala vastu peaks transformeerima ideaalis selliseks tingimusteta armastuseks, et me nagu oleme, kuidas öelda,
loomulikult sisse võetud ja vaimustusest Jumala isiksusest. Või siis mingist tema vormist, ega ei pea olema Krishna või Rama, Jumal on palju kehastusi seal. Et sellised huvitavad naljamängud. Tervist! Et mõista Jumalat. Mõned ütlevad, mis Jumalat. Jumal on absoluut, ta nii suur, kõike läbib, nii võimas, nii palju kehastusi, laiendusi, seda vedades kirjutada, seda ei saa kunagi kõige lõpuni mõista. Et see on võimatu. Me oleme liiga väike osake tervikust. Et arvata, et läbi mehaanilise mingi mõtte spekulatsioonide, läbi filosoofia, läbi teadluse, et üldse kunagi mõista Jumalat. Aga Jumal ometi on saatnud pühakud ja pühakirjad ja püha nime ja palved, igast erinevad variandid, kuidas seda paremini mõista ja sealt on läbi nende ennast avab, eks ju, aspektid. Või siis südames ülihinge kõrval, hinge kõrval on ülihing, seal võib ka, eks ju, siiras otsija, seal Jumal võib anda südames sulle läbi intuitsiooni. Ja kristlikus keeles, eks öeldakse, et me oleme loodud nagu tema näo järgi, Jumala näo järgi. Ja öeldakse, et eneseteadustamine, Jumala teadustamine on mõnes mõttes on hästi sarnased ja sama tee. Et keegi ei saa eraldi midagi, et umbes, me ei saa armastust ka tükeldada, et seal on rohkem armastust, seal on vähem, eks ju. Kuigi paista võib niimoodi. Ja nüüd mängime sellist mängu, et püüame klubi, et väiksed nööbikesed üritavad mõista seda Jumalat läbi eneseteadustamise, läbi oma emotsiooni, kuna me oleme ka emotsionaalsed tundlikud elusolendid, elus olendid, kes tunnevad, eks ju, kes ei aja ennast teistega segamini, kuigi näeme samu jooni. Ja kuigi me oleme kõik põhimõtteliselt samast materjalist, samast perest, sama organism, samal ajal. Et siis sa oled selline, kuidas sulle öelda, lapsevanem, armastav lapsevanem. Ja põhimõtteliselt, kui vaatad, siis on sul 3 sorti lapsi, keda sa armastad võrdselt, sinu lapsed, sinu armsad lapsed. Sa ei jaga selle, et ühel rohkem vähem, nagu ema armastus on tingimust. Aga ühed lapsed on sellised, kes on üldse su ära unustanud, kasutavad sinu hüvesi või käivad sul seal sahvris asju, viivad külmetuskapist, võtavad sinu asja, nad sind ei pane tähele, vanameest. Isa on toruloru, eks. Või üldse lähevad kuhugi joovad, unustad ära üldse, et nad on üldse, neil on rikas isa. Hea soovija isa, kes nad armastab. Ja need on siis ateistid, kes kasutavad oma energiat, oma mõistusenergiat, loodusenergiat lihtsalt, et olla läbi meelte samastamise ja mateeria õnnelikud. Korraks siin, korraks naa, eks ju, narkootikumid, alkohol, seks, mis iganes kultuur on, nõnda nimetatud kultuur. Ja Jumal armastab neid samamoodi, et ta ei ole niimoodi, sina ka lapsevanema, kui sa oma emotsiooni analüüsid, sa ju lapsi ikka armastad. Üks laps on juba andekam, üks on rumalam, mis ikka armastad. Siis teine sordi lapsed on sellised New Age religioossed esimese astme lapsed, kes teevad head koostööd, aga nad on sellised head, pugejad, nad tahavad lihtsalt, et neil hästi on, siis nad teavad, et isaga koostööd, et siis enam pappi ja isa annab, isa värk-särk, eks ju, aga neid ka sa armastad võrdselt, nad ei ole paremad, halvemad, aga sa vastad ka vastavalt neile. Armastavalt nii ja naa, aga sa ei ava võib-olla, sest nad ei mõistagi, need ei huvitagi võib-olla sinna, kui isiksus sa oled rohkem instrument, nagu me eelmises klipis ütlesin, instrument läbi mille tulevad siis taeva manna. Ja siis 3. on puhtalt pühendunud, need armastavad sind sellisena, nagu sa oled isiksusena, on vaimustuses sust, tänulikud, eks ju. Ja nad omaga su püüdmatult teenivad sind. Nad teavad, et sa oled nii armastav, et nad üldse ei muretse, et kas sa annad või ei anna, sa tead, et nad teavad, et missugune isiksus sa oled. Et sa ei tee businessit kellegiga, et sa kõigile annad parima, mis on selle hetkel vaja selle hingele, nad usaldavad. Võt niimoodi, 3 sorti lapsi on sul. Jumal samamoodi, eks ju, suhestab ilmselt ennast emotsionaalselt armastuse emotsiooniga samamoodi, nagu ma rääkisin lapsevanem, kellel on need 3 sorti lapsi. Energia jäävuse seadus. Ütleme, et kõik energiat tegelikult on armastuse energia algselt. Jumalik, Jumala energia. Lihtsalt erinevad funktsioonid on sellepärast, et armastus saaks oma värvi ja emotsioonide ja tunde ja maailmas nautida mitmekesisust. Ja mis siis meie peame ära õppima? Me peame õppima küll selle mitmekesisusele mängu ja need reeglistikku, selle mängu, mäng on siis lahe, kui kõik järgivad reeglid, eks ju. Kui me mängime korvpalli ja keegi hakkab, ma ei oska öelda, haamriga viskama palli asemel, siis see võib olla mingid kõrvalmõjud võivad olla, keegi saab haamriga näiteks. Oma reeglid, et korvpall mängib palli, eks ju, pall peab olema teatud pall, mis saab põrgatada ja siis on 2 korvi. Armastusseadus on ka niimoodi, et kui me ära ei õpi seda,
kuidas vastata ajale, kohale, tingimustele läbi kultuuri, moraali, etiketi, läbi pühakirjade, heade eeskujude, kuidas siis seda armastuse palli mängida, siis me oleme karmatsüklis, siis on, eks ju, halbade heade tegude järelmõju, siis on selline nagu internaatkool, ütleme nii, või kuidas öelda, väike hullumaja ravi peal. Ja kui nüüd lihtsalt printsiipi, energeetilist armastuse printsiipi vaadata, siis armastus on dünaamiline, pidevalt muutuv, aga ta on kõik, nagu Jumal on kõik, sina oled osa kõiksusest, armastus on kõik, eks ju, ja siis on see mitmekesisus seal sees. Siis mida me peame ära õppima põhimõtteliselt, ütleme, kui ma oleks treener iseendale, siis ma ütleks, et vaata, sa ei saa nagu, kuna armastus on kõike läbiv ja kõikide energiate alge ja Jumala olemus, et siis ei saa, noh, nii tekib disbalans, kui sa nagu ühte kohta paned rohkem armastust ja teine koht on, sa arvad, et sinna ei ole vaja nii palju armastust, seal on võib-olla iha, viha või kadedus või vihkamine, solvumine, kibestumine, eks ju, kuhugi, ma ei tea, kas energeetiliselt kellegi elusolandi suhtes või üldse mingi oma olukorra teatud asjade suhtes. Ja siis armastus ei saa voolata, et kui armastus on absoluutne, ta on kõikjal siin ja praegu ja kohe, siis ta tahab ka nagu hingata niimoodi, et ei ole nagu businessit, eks ju. Et sinna nii, siis ma sulle nii palju armastust ei anna, sest sa mulle nii palju ei andnud. Et see on üldine pühakute eeskujudel, elulugudel nagu, noh, elav printsiip, mida ma olen näinud, mida meile õpetanud, eks ju, et armastus ei ole, et noh, et pühakul oskab käituda vastata ajale, kohale, tingimustele nagu tark inimenegi, aga see sisemine olemus, sisemine emotsioon on tingimusteta armastus kõigi ja kõige suhtes ja iga olukorra suhtes ja iga energia suhtes, kas see materiaalne või vaimne. All is love. Kõik on armastus. Ja üks huvitav küsimus filosoofiline, et kas sina tead paremini, mis sinule parim on, või teab suur loodus või suure looduse taga olev Jumal, kes on siit pannud sellist situatsiooni, et ütleme, et see loodus ja Jumal teab paremini, mis sulle on parim kui sina ise. Kuna meie samastamised on sellel kehal, meeltel pidevalt muutuvatel luupidel, maskid, värgid, eks ju, selle ühiskonna värk, samastamised. Ja siis meil on nagu tunded ja me oleme nagu pettunud, kui me ei saa oma tahtmist. Et kes seal taga on, et kas seal on äkki niimoodi, et nagu lapse vanemad, et kui nad midagi keelavad, ponksile, ütleme, et sa oled väike ponks, siis vanemad teavad paremini. Kuna see laps ei tea, eks ju, nagu mina lapsepõlves hakkasin kruvigeerajat stepsilisse panema. Ema sai jaole, kahte naela hakkasin panema, üks ühte auku, teine teise. Ema sai jaole, keelas, eks, et kas ema siis, kui mind keelab, elba mingeid asju teha, et kas ta mind vähem armastab või lapsevanemad üldse. Kui me uurime, puurime, teame, et loodus on jõle peelne, täpne mehhanism ja seal taga on teadvus ja meie oleme tema lahutamata osake, siis see, kus me oleme ja kuidas asjad praegult on, äkki see on parim meile. Äkki see on puhas armastus. Äkki kõik on armastus. Isegi see, et sul on materiaalne keha, just kui see kehas kannatada ja on hirmud ja need asjad. Äkki see on see mingid väravad, mis meid raputavad. Niimoodi viisakalt jättes meile valiku vabaduse, aga näed, tahavad nagu tähelepanu. Asjad lähevad nagu kõrgema armastuse peale. All is love. Bhaktivinoda Thakur ka üks meie liinis tark mees, suur pühamees, mõned 100 aastat tagasi. Ta tõi ka siis erinevad kategooriad, seal aparaatad, solvangute kategooriad, on olemas jiva aparaata. No isegi jiva aparaata, isegi mõnes mõttes see, et kui tuleb teine elusand vastu, sul on halb tuju ja sa oled mossis näoga ja kuna sul on halb tuju, siis ütled talle ka, et tere, eks ju. Et tegelikult see on juba solvang, see on jiva aparaata. Alati, kui elus solvang tuleb, sa pead olema kas siis hea näitleja, et tere, eks ju, Hare Krishna, Allah Akbar, ma ei tea, kuidas keegi, mis kultuuris, ei, Allaha. Et see on üks aeg, aga sina oled ka jiva, sa oled ka hing. Ja meie pull ongi selles, et me sooritame solvangut ka iseendale, kes on lahutamata osake tervikust ja keda Jumal 100% armastab. Ehk me tegelikult solvame kõike Jumalat sellega, et me iseennast ei armasta, kuna meil on selline toksiline häbi, läbikukkumised, sa oled väsinud oma jamadest, sa oled, noh, sellepärast, et sa ei tea, eks ju.
et kes sa oled, kes on Jumal, mis on elu mõte, sul ei ole neid teadmisi, eks ju, ja siis sa kogu aeg kukud läbi ja siis lõpuks oledki kas narkotsi, alkoholi või mingi kibestumise ja teiste kriitika nagu lainel kogu aeg elada sealt kuidagi ennast vead, eks ju. Ja üks kristlik müstik ütles ka, et valu on see, valutunne, kui sa tunned valu, on see, et sa tunned, et midagi ei jätku sulle, midagi on puudu. Ja see, mis puudu, on armastus. Aga armastus tuleb välja, et on kogu aeg, minu sees kõik ümber. Järelikult ma ei saa aru või ma ei oska seda armastust nagu saada, tunnetada, selles armastuses elada. Ma olen kuidagi, kas see on teadmatusest, mis iganes seal. Ma ei taha nüüd öelda solvangud, eks ju, aga solvangud ise enda vastu, et lööd käega, mõtled see materiaalne maailm on küll mõttetu, suna ei ole nagu, sa ei ole teoorias, ütleme, tugev, eks ju. Kõik spiritualistid on teoorias tugevad, aga need sisemised võivad olla need solvangud, neil ikka nad peavad, eks ju, umbes, teevad Shiva aparaatad ise enda vastu, umbes, me oleme patune siga, võib-olla me oleme praegu patused sead, aga selle peale ei ole mõtet nii palju mõelda, kui patused teised on sead ja mina olen patune siga ja ma ei ole sellel pühaku tasemel veel, et kui ma nagu selles elan, siis tegelikult minu platvorm nagu täis rinnaga elada, armastada on väga nõrk või peaaegu nagu võimatu, sest see algtehe on nagu vale, eks ju. Sa sooritad ise endale Shiva aparatat või siis teistele Shiva aparatat, pead teisi paremaks või halvemaks, eks ju. Loomulikult on hierarhia, pead austust avaldama ja kultuur, see on teine eraldi jutt, eks ju. Et armastus saaks toimida, see on vaja palju viisakust, eks ju, alandlikust, häid omadusi, mida Bhagavad Gitas 16. peatükis siis kirjeldatakse. Teemonlikku ja jumalike omadusid, seal nagu näed ära kohe, eks ju. Muidugi ka jälle sügav eraldi pikk teema. Oleks muidugi Jumala piiramine, kui ma ütleks, et Jumal on ainult see ja see ja see ei ole, eks ju. Selles mõttes, et kuna ta on nii võimas, et ta on igavene, siis tema energeetikas ja tema isiksuses ei ole sellist lapse nunnu värki või seda maitset, et ta on nagu väike ponks, eks ju. Vedades on. Krishna, kui materiaalses maailmas kehastub, siis oli tema lapsepõlve mängud. Kus ta oli siis väike selline armas ponks, Tamatara. Praegu on Tamatara kuu, Tamatara liila kuu. Ja Jumal on nagu alandlikkuse kehastus, kui küsite Jumala käest, et mis on sinu arust kõige parem omadus sul, siis ta ütleb, et minu arust minu kõige parem omadus on see, et ma lasen võita armastusel, need, kes mind armastavad, sellel armastusel nagu ennast. Et ma teen kõik, et kui keegi minusse meeletult armunud, siis mina armun ka neisse, vastan samaga. Kui sul on valikuvabadus mitte uskuda, siis ta loob materiaalse dimensiooni ja võid seal elada, mitte uskuda üldse, et see on nagu armastuse valikuvabadus, ta ei sunni nagu. Ja kui Krishna oli väike Tamatara, siis koopid, siis karjatürukud, vanemad karjatürukud ja väike poiss ütles, et tantsi, et me anname sulle magusad, liigutasid magusad, siis Krishna tantsis neile nagu väike selle armas, nagu ütlete, selle väike ponks tantsib selle, et saada siis väike komm jälle, eks ju, nende majustuste järgi, et Jumala kõrgem isiksus, jälle paradoks. Me paneme nagu piirama teda oma nurgalt, Jumal on tal on Aishvara ja tõesti ta on kõik võimas, kõik läbi sündimatu, ta ei ole ka selles mõttes mees või naine, temast saab alguse üldse mehe naise aspekt, ta on nagu enamat, midagi enamat. Aga me ei saa nagu piirata ja öelda, et kui materiaalses maailmas on mingi armas nagu lapse maitse, lapse rasa, et siis Jumal seda ei ole või Jumal ei maitse seda. Kui see on, siis on Jumala poolt ka loodud ja ta ise osaleb ka, seda kirjeldatakse lapsena, lapse vanemate, Yashoda, eks ju, Nanda Maharaj, sellised lapsepõlve mängud, kui ta materiaalses maailmas kehastub, eks ju, jäädes samal ajal Jumalaks ja samal ajal nendes mängudes ise ennast unustavalt siseneb siis mitte feigilt nendesse samadesse maitsetesse, kui ta nagu nuku tantsib karjatürukute kombide järgi. Et väga esoteeriline moment. Mängud lähevad järjest peenemaks, ehk siis sa ei saa armastada enne normaalset, spontaanset tingimusteta, kui sul oli kindlat tunnet, et sa oled armastatud Jumala poolt, et see ei pea, nagu ma ütlesin, välja teenima seda. Ja öeldakse, et anarthad ongi need, nagu valed, tõeks pidamised, narthad, ongi siis need valed usud,
mida me siis lapsepõlvest peale, kuna algus meie Jumal oli ema-isa, me ei osanud mõelda nii globaalselt, seal kuskil on teadus, kõrgem Jumal, meil ei olnud teadmusi. Ja kui me seal saime autoriteetide käest tünni petta või mingid traumad ka selles mõttes, et me õppisime olelusvõitlus materiaalse maailmas, et kodus juba maast madalast, et kui ma teen nii, siis ma saan nii ja hiljem juba religioonis ka, et ma olen nagu parem, eks ju, ma ei ole patune, need on patused, eks ju. Ja sa projekteerid selle luubi, selle businessi ja olelusvõitluse Jumala peale ka, eks ju. Et Jumal on, eks ju, nüüd ma vaatan seal suured pühamäed, et nemad on Jumalale lähemale, kuna nad kogevad nii kõrged asju, eks ju. Et Jumal on neile nagu tuli nagu vastu, aga kuna mina olen halvem, ma ei oska nii hästi, võib-olla või ei ole nii puhta südamega, siis Jumal on nagu hästi kaugel minust ja ta nagu veel seljaga minu poole. Ei ole mu ka rahul, eks ju. Seda lapsevanematega õige ema armastus näiteks, seal ei ole ema, võib-olla on rahul, ei ole, kasvatab, mitte kasvatada, ega tema armastus ei sõltu sellest, kas sa paned segast või ta on tingimused armastus või ei pane segast või oled hea laps või halb laps. Ma räägin tõelist ema armastus. Täpselt samamoodi on Jumala armastusega ka. Et ta võib õpetada sind, eks ju, vahest olla karmim, eks ju, päikseenergia, vahest hellitada sind. Aga Jumalal, sina lahutamatu Jumala osakesena, kas sa oled religioosne, ateist, õige, vale, Jumala silmis on kogu aeg üks ja sama. Puhas tingimused armastus peegeldab. Selle platvormi peale me saame ainult ehitada, eks ju. Aga jah, need luubid on nii tugevad meil, sina mulle nii, mina sulle nii, eks ju. Ja me projekteerime, isegi kui me läheme, eks ju, astume vaimsele teele, isegi öeldakse preema paava tasemel, eks ju, need astmed on, eks ju, saatana pakti ja kõik need on hästi täpselt seal kirjutatud, need mitu aastat seal on neid inimese arengu, teaduse arengu aastat. See ei tähenda, et kui sa oled seal, siis sa oled Jumalale kaugemal, et ütleme mingi teisel ruutsi tasemel, kus sul juba maitse on, eks ju, või et Jumal on nüüd nagu sinuga rohkem seljaga sinu poole, saab see uudne loodus. Ei. See on täiesti vale platvorm ja see on materiaalselt projekteeritud meile vaimsesse elusse ka nagu. Meie oleme paremad, meie religioon on parem nii ja naa. See on puhas materialism ja business ja selline ekspluateerimise selline luubid, mis meil on nagu maast madalas sellest maailmast, see materiaalne energia, need elusolendid, kõik suhted meile projekteerivad. Aga ja kui see on meil sügavalt sees need anartad, anarta nii vriti on, et mõned valeks tõekspidamised on juba läinud kell. Ma tean, ma olen kindel, ma olen igavene, ma olen armastatud ja ma armastan kõike Jumalat, eks ju, selles suures tänus ja vaimustuses, kuna mul on kindel tunne, ma olen igavene armastatud. Siis hakkab alles mäng pihta nagu see õntsus ja loomulik see seisund. Ahah, ma olen, eks ju. Head uudiste kanal jätkab. Algus ma arvan, et ma olen järjest rohkem olen, mida rohkem mul on asju. Eks ju. Siis ma saan nagu austust ja inimeste tähelepanu ja positsioone, mis iganes, eks. Siis teine variant on, kuidas püüda ennast teadvustada, et ma olen see, palju ma teen, et teen hästi palju asju, igast asju, siis kõik on nagu wow. Isegi tunned, eks ju, aga siis jääd haigeks paariks päevaks, siis oled depressioonis. See on ka üks variant. Siis on kolmas variant, et ma olen see, kuidas meedias neid laike saada, et ma läbi selle saan tunda, nagu siis kui laike on vähem või ei ole üldse, siis ma ütlen meeleheitliku pingutus, et saada läbi interneti ja meedia, siis ma olen nagu seda boost'i. Siis on neljas variant, et ma olen see, kes ma arvan, et ma olen. Ma mõtlen, eks ju. Täna mõtlen nii, 10 aasta pärast naa, siis mõtlen, et ma ei tea, 20 aasta pärast mingi kogemus on nii, naa, eks ju. Keegi küsib, kes sa siis oled? Muidugi me oleme antimateriaalne osake hing, eks ju, teine peatükk Bhagavad Gitas, ainuke maailma teos, kus niivõrd täpselt räägitakse hingest, eks ju, konkreetselt Jumal räägib Krishna Uvacha, Bhagavan Uvacha. Jumal isiksus isiklikult räägib. Ütleme, see on pikem jutt, aga võib ka öelda, et ma olen Jumala poolt armastatu. Et ma ei pea välja teenima, ma ei ole selles mõttes kadunud, et kui ma seda teadvustan või uskuma hakkan või hakkan seda ekstaatilist rõõmu tundma, et ma olen Jumala poolt tingimusteta armastatud. Et see on kõige parem vastus võib-olla, kõige parem selline igavene positsioon, et ma olen nagu kindlalt Jumala lahutamata osake ja Jumal on, eks, nagu ma rääkisin, ta on armastus, ta armastab mind ja seal ei ole nagu mingit, sealt nagu kõige lähem sõber, et sealt nagu alt ei pea, eks ju.
ta on nagu huvitatud, et ma olen õnnelik, mul läheb hästi. Ta on küll valikuvabaduse kinkinud ja erinevat moodi õpetab mind läbi karma või mis iganes, aga tema emotsioon on selles mõttes, et meil on nagu vedanud. Et tal on erinevad Krishna nimed on ka, et ta on kõike läbiv, eks ju seal. Et ta on kõikjal kohal, ta kõikide sõber, eks ju. Hästi palju Jumal on erinevad nimesi, mis iseloomustavad tema kõrged omadusi. Et sellised siis väga ekstaatilised ja võimsad fundamentaalsed ja siis tuuma panevad sellised tõed, mille peale tasub mediteerida ja mõtiskleda. Et sellega saame nagu hästi võimsa sellise kindluse tunde ja siis automaatselt peaks siis see õnn ja teiste teenima, Jumal teenimine järgnema sealt spontaanselt juba. Omkara om. Palju tähendusi. Ja üks tähendusi on, kui sa tahad sanskriti keeles öelda ja. Ja. Kõikide mantrade ees on om. Kõik mantrad algavad omiga. Nagu jaatus. Nagu tähestikus esimene täht, kõrgem Jumala isiksus. Kõik seal vahepeal elus on. Mina seal lõpus. Mina. Üks tähendus. Kõigest erinevad tähendusi, aga selline jaatus. Ma ei saa mitte midagi elus üles ehitada või siis muuta tõeliselt. Ja ei saa need maskis ära, isegi religioossed maskid, eks ju. Et kuhugi kuuluda, siis ma mängin erinevad rolle, õpin maast madalast selle ära ja kõige raskemad maskid on siis religioossed maskid, et see on kõige parem, eks ju, siis on spiritualist. Et see, kui me võtame siis algvõrrandi või õige, nagu kõik võib valesti minna, kui esimene aste on, või esimene number on valesti arvutustes ka, või elus ka, elu lähtepunktis. Et ma olen armastatud Jumala poolt, sina ka, sa oled armastatud Jumala poolt. Sa oled aktsepteeritud selline, nagu sa oled, ükskõik kus sa oled ja missugune sa oled. Ja sa kuulud armastuse igavesse maailma. Et see koht ja see algne, see jaatuse või see psühholoogiline moment on väga tähtis, sest ülejäänud, kui sa hakkad ehitama ükskõik õiet või valesti, aga kui see ei ole lähtepunkt, siis sa ei saa isegi tegelikult tõeliselt hingetasemel midagi muuta. Nii egoistlikult, kui see ka võib-olla mingi nurga alt paistab, aga me peame aktsepteerima ennast läbi selle, et me oleme juba Jumala poolt armastatud. Meil on koht siin, nii vana ükskõik mis olukorras me oleme halvas samastamises, mingist jamades, pattudes, aga Jumala poolt on nagu roheline tuli alati ja eks ju. Tema armastab meid tingimusteta. Me kuulume siia maailma, armastuse maailma. Enne me maha ei rahune, me otsime teadus, me hinge omadus, õndsus. Kui me sealt kõrvale kaldunud, siis nii kaua me otsime seda. Ja kõik asjad, kui sa ennast aktsepteeri läbi selle, et sa tead, et sa oled olemas, sa oled igavene, sa oled armastatud, sa kuulud siia kõikidesse mõõtmetesse Jumala loomingusse. Et see on selle hästi positiivne jaatuse lähtepunkt. Sinna peale saab ehitada nagu väga hästi juba muid asju. Et head meile kõigile siis esimese õige sammu tegemist või arvutuse, õige numbri panemist siis. Et ühesõnaga, kui me saaksime laksule pihta, et me oleme igavesed ja me oleme armastatud emakese looduse Jumala poolt, siin ja praegu kohe, isegi sellises seisus, mis me oleme, võib-olla arvatusseisus, siis peaks südames algama pidu. Ja suures tänus ma teeniks kõike Jumalat armastusega vastu. No see on nagu, kui ma nagu sellest aru saaks, seda teadustaks, siis automaatselt see reaktsioon peaks tekkima. Enese vihkamine, läänemaailmas selline sõna, eks ju, kuhu võib transformeeruda välja see läbikukkumine ja see business world, sina mulle, mina sulle, eks ju, isegi vaimses elus. Me oleme parem, meie religioon, meil on, eks ju, paremad pühakud. Et kui Dalai Lama tuli läänemaailma, oma esimest loengut andis, siis seal keegi küsis, et mis teha enese vihkamisega, siis Dalai Lama isegi saanud aru. 15 minutit seal selle tõlkijaga seal rääkisid, nagu, et ta sai pihta, et ta läänemaailmas, et on selline nähtus nagu. Ütles, et ta ehitab oma selle läänemaailmas budismi jutlustamise hoopis uutele alustele, et alustada sellest alusest, et üldse
et inimese enese vihkamisest nagu kõigepealt nagu hakata sellega tegelema, et muidu me jookseme nagu transcendentaalses asja ja meil siin Krishna liikumises ka, eks ju, niisugune võimas koolkond, võimsad detailid, eks ju, kui see algvundament, ma räägin iseendast ka, on nagu ma olen patune, langenud, läbi kukkunud, ma pean välja teenima Jumala armastuse, kui ma teen neid ja neid asju, et Jumal ei ole selline paha pilve peal olev, see, kes patused karistab ja siis need, kes poevad talle, siis nende vastu on hea. Ei, Jumal on nagu absoluutne armastus. Kui see nii ei oleks, siis ma ei viitsiks üldse tegeleda vaimsete asjadega. Siis ei ole nagu mõtet nagu. Siis on ikka business. Jumal ei tegele business, nagu ema armastus, ma teen näite. Ma vaatan oma ema, eks ju, see, kuidas ema tegelikult tahaks näha mind või läbi elu oleks lootnud, ma ei ole üldse ei vasta sellele. Ja ma ei tunne sekundit, et ema armastus oleks sellest võbelenud. Nüüd ema armastab mind vähem, kuna ma mingi noorest peast mingi linad ümber laulsin võõras keeles Hare Krishnat, eks ju. Emal nii häbi järsku ta mind vähem armastas või mis iganes seal mitmes suhe juba, et ema on nii pettunud, kuidagi vähem armastas, kunagi ei ole võbelenud ema armastus. Et täpselt samamoodi on ka Jumalaga. Et võit on käes, nüüd tuleb seda celebrate, seda tähistada, pidutseda ja vastata lihtsalt sellele armastusele. Kas sa tunned, et sa kuulud igavasse armastuse maailma ja et sa väärid puhast armastust? Või on meil need maskid on nii, et me elame saru need maski seest, et ma pean välja teenima kellegi armastuse, Jumala armastuse, et ma teen Jumalale nii neid rituaale, palveid. Ja siis, kui ma hakkan Jumalat armastama, siis Jumal armastab mind ka. Et see ei ole nagu õige Jumala kummardamine. Jumal armastab sind ja mind tingimusteta siin ja praegu koha igavesti. Ja kui me sellest aru saame, seda mõistame, et ma olen loomulikult ja igavesti puhtas tingimusteta Jumala armastusest ja eksisteerimises, et ma ei pea seda välja teenima läbi teeskus, läbi mingi luupide, mingi religioossete palvete. Et kui ma tean, et Jumal tingimust armastab, siis ma loomulikult vaimustun sellest ja automaatselt tahan teda võimalikult hästi ja tema kõiki osas õdes ja vendi armastada vastu. Aga ma olen juba aktsepteeritud. Ma ei pea kirjama ja välja teenima läbi rituaalide, läbi religioosse millegi. Ma olen juba täiuslik ja sina oled juba täiuslik ja me oleme kõik juba täiuslikud ja Jumala poolt tingimuseta armastatud. Selles mõttes. Me lihtsalt vastame. Olla armastatud ja armastada vastu. See on kogu siis vaimne protsess, ütleme niimoodi. Bottom line. Kuna ma Jumalat ei tunne, siis mingid ulmelood, eks ju, kui sa süvened natukene läbi teadmiste, läbi pühakute, kes kirjeldavad Jumalat või Jumala kehastusi või Jumala olemust või tema loomet või et siis kõik traditsioonid on nõus, et kõik traditsioonid ütlevad, et Jumal on armastus. Et Jumal ei ole ainult see, kes armastab, aga ta on nagu armastus. Tema tuum või tema olemus on nagu armastus. Ja kui on see tema nagu tuum ja olemus, et ta on armastab ja ta on armastus, et siis ta ei saa olla, et ta nagu ei armasta. Kedagi armastab ja kedagi armastab vähem. Ta ise ka seda öelnud, eks rasa vaisaha, meie selles, et Jumal on see maitsete ja rasade ja see tuum või armastuse tuum. Et kui sa saad seda teada, üks värss on ka see, vist sama värss vist läks edasi, et kui sa saad teada, et Jumal on kõikide rasade, maitsete ja armastuse nagu tuum või olemus, et ta ongi armastus, siis sa saad õnnelikuks. Siis sa saad aru, et sa oled Jumala lahutamatu osake läbi teadmiste, läbi tunnetuse, läbi loodusseaduste ja sa saad aru, et sa ei pea sa ei pea võitlema või tõestama, et Jumal sind armastaks, sest Jumal on armastus ja mina olen tema lahutanud osake. Siis ma saan ainult pidutseda ja olla ekstaasis ja õnnelik, eks. Tegelikult, kui ma seda teadvustan. Ma olen tema lahutanud osake, Jumala omadus on olla armastav ja tema essents on armastus ja mina olen tema lahutanud osake, minu essents on ka armastus. Need ei ole lihtsalt sõnad, see on normaalne konstitutsiooniline hingeseisund, mis on lahutamatu siis ülihingest. Ühtepidi
nagu erineva sama, eks, samal ajal, et Shinto filosoofia. Et no üks hea uudis teise otsana. Shiva Goswami, üks kõva meie liini pühak, ütles, et ühes värsis, et öelda, et ma armastan Krishnat ainult ja mu elu eesmärk on armastada Krishnat, et see on selline natukene nagu kitsas vaatevinkel. Prabhupada minu õpetus ka, et kui sa armastad kedagi, siis sa pead ta koeraga armastama. Et kui sa armastad Krishnat, siis kõike, mis on Krishnaga seotud, see tähendab ise ennast ka. Mitte selles mõttes, et nagu läbi ego, aga me oleme tema lahutamatu osake, me ei ole ennast nagu selles mõttes ise loonud. Ja siis Bhagavad Gitas ütleb Krishna kolmes kohas ütleb Asharya, et hing on imeline, ta on imeline. Et kõige imelisem on see, et lõpus ütleb, et hing on materiaalses maailmas unustanud, et ei näe ise, kui imeline on hing. Mitte et minu hing ja kõikide elusolendite hinged, et kui imeline on see nähtus. Krishna näeb ja armastab meid sellepärast, et me oleme armastavad elusolendid. Me oleme ka tema lahutatud osaks, me oleme ka armastus selles mõttes. Ja sellepärast ei ole mõtet ka enda peale, mitte nartsissistlikus mõttes ei ole äärmuses vaja minna, aga pahandada ei ole mõtet. Kuna me oleme ka armastus ja me oleme loodud armastama. Et see on meie nagu fundamentaalne olemus, loomulik seisund, hingeseisund. Seda tuleb tampida toidu alla, toidu peale, mõtiskleda, mediteerida selle peale, et me oleme armastatud ja me oleme ise armastavad. Ja kõik ülejäänud on lihtsalt mäng ja erinevad õppetundid ja õppeklassid. Võib paista küll selline plää, armastus, kogu aeg ma räägib end ühe nurga alt, teise nurga alt. Ka on üks tuntud ütlus, pane vöö kinni, kinnita, turbulentsi võib tulla need. Ütlus on üks kõva kristlane ütles, et sa armastad Jumalat nii palju, kui sa armastad seda, keda sa kõige vähem armastad. Et Jumalat on lihtne armastada, on täiuslik, eks ju, kõike läbiv, kõike kui sa õpid teda tundma ja tunnetama läbi pühakirjade, läbi pühakute ja ise läbi oma elu, vau. Aga raskeks läheb jah. Iseennast ja teisi armastada nendest tingimustest sõltuvas kruuvis siin. Eks ju? Ja see ongi nagu väljakutse. Eks ju? Et minu õpetus ka, et ma armastan ennast, sellepärast ma enda eest hoolitsen, et tänu selle, et ma oma hinge armastan, ma armastan Jumalat ka ja hoolitsen teiste eest, eks ju. Et sa ei saa nagu rebida ära teisi, Jumalat, iseennast, eks ju, mina olen lontrus, teised on sellised, see religioon või Jumal on täiuslik, et ei, et kogu laks, kõik 3 aspekti, kõik elusolendid, Jumala sa ise, kõik puhta armastuse, eks ju, spontaanse armastuse kruuvi peal. Siis saab hakata see rasa või möll või see preema pakti tööle, see tõeline kõrge liila, siis see mäng. Armastuse mäng. Kui need tingimused on täidetud ja me oleme sellest aru saanud ja seda teadvustanud. Ega me enne maha rahune ka.